Hea vaataja, täna räägime eraviisilisest ja riiklikust vaenulikkusest varakristluse usklike vastu. Teisel või kolmandal sajandil me leiame kritseldusi, üks neist on hästi tuntud, millel on näha kätt, mis osutab ristil rippuvale eeslile. Alt võib lugeda ka kohmakates kreeka tähtedes teksti Alexamenos kummardab oma jumalat. Asjatundjad on üldiselt arvamusel, et selle grafiti autor oli mitte kristlane, kes pilkas oma kaasaegsete kristlikku usku. Sellel joonisel on näha kahekordset jumala teotust. Ühest küljest näitab see risti löödu jumaldamist, mis vastavalt roomlaste veendumustele oli naeruväärne. Teisest küljest pilkab see varakristlikku usku eesli kummardamisena. Pole siis ime, et seda grafitit nimetatakse tänapäeval pühadust teotavaks ehk blasfeemiliseks ristiks või ka pilkavaks krutsifiksiks. Selle leiu täpne asukoht annab meile siiski ettekujutuse miljööst, kus selline karikatuur tekkis. Tegemist on pisut allpool Palatiinumi, see on siis keisarliku palee lähedal asuvat ala, kuid samas ka sellest eraldatud pedagoogikumi ala. See nimetus tuleneb paljudest grafititest kaunistatud koolina tuntud hoonega. See kool võis olla mõeldud palees teenivatele orjadele, nende lastele. Kirjutuse keel viitab õpilasele. Kindlasti ei ole see luuletajate ja mõtlejate kreeka keel, mida me siin kohtame. Kooli õueala kaunistati tavaliselt spordist pärit kujutistega. Nii võis seal tavaliselt kohata ka erootilisi või ka pornograafilisi grafiteid. Just sellises argipäevases kontekstis kujunesid välja ka kristlaste vastased hoiakud. Niisiis ei kohta me siin riikliku tagakiusu ilmingut, vaid naabrite, klassikaaslaste ja töökaaslaste kahtlusi ja halvustavaid hoiakuid. Mis puutub varajasse kristlusse, siis Palatiinuse künka pilkav krutsifiks näitab meile kahte asja. Ühelt poolt kutsus varakristlik eluviis esile teatud resonantse, mis ei olnud ainult positiivsed, niisiis riiklikust ja teistest paganlikest kultustest hoidumisel oli ka oma hind ja kohati väga kõrge hind. Mõnikord tähendas see pilkamist ja sotsiaalset isolatsiooni. Ja teisest küljest näeme me siin ka seda, et neid, kes Kristuse risti ja selle väge uskusid, seda ei häbenud. Sellest pidi teadma kogu maailm, et kristlased uskusid risti löödud ja üles tõusnud Kristusesse ja pühendusid tema järgimisele. Nii kuulutasid kristlased ristlöödud Kristust, kes on juudidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Paulus kirjutab 1. Korintuse kirja 1. peatükis 27. kuni 28. salmini. Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost, ja halvaks pandud need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Tsitaadi lõpp. Ja sellel kursil kristlased ka püsisid, nii soodsatel kui ka ebasoodsatel aegadel. Neil oli julgust eristuda
ja paljud austasid ja hindasid neid selle tõttu. Kuid selline hoiak kutsus esile ka pilget ja põlgust, nagu näitab meile see vanim kristluse vastane blasfeemiline grafit. Nii palju siis sellest grafitist. Järgmine kord räägime juba esimestest tagakiusamistest, mis nõudsid kristlastelt ka elu. Aga seniks kohtumiseni.